Kui teil on plaanis remont või ehitustöö, mida plaanite ise teha, siis see ehitusprotsess võib venida väga pikale ajale, aga kui selle protsessiga kaasneb ka ehituspraht, mis tahtmata kaasneb, siis konteineri rentimine omale siia eesõue võib osutuda väga kalliks. Milline oleks teine lahendus? Kui me tõepoolest lammutame maja või ehitame midagi uut, siis jäätmete hulk on suur ja siis on mõistlik võtta konteiner. Aga kui me räägime just sellisest eramaja ehitamisest, aiamajadest, garaažidest, oma väikesest elamusest või teeme tubades remonti, siis see konteiner ei ole tõepoolest mõistlik ja siis on selleks sobilik just big bag. Ja big bag mahutab 1 kuupmeetri jagu jäätmeid, neid võib võtta mitu tükki. Ja see, miks kliendid seda just kiidavad, on see, et esiteks on oluliselt soodsam ja kõige olulisem on see, et inimesed saavad seda kasutada just nii kaua, kui nemad tahavad. Ostavad selle koti ära ja kasutavad terve suve läbi. Dragonselsi kottide puhul on see, et need on testitud. Seda, et me anname lubaduse, et need kannatavad 1000 kilogrammi ja tegelikkuses isegi natukene rohkem. Aga kui ma nüüd ostan selle koti välja, siis kas ma maksan kohe ära mingi lisatasu ka vedamise eest või läheb see hiljem? Kui kott tellida Dragonselsi e-poes, siis võib võtta seda komplektina, et kus ongi kott ja teenus on sees. Samas see kott on müügil praktiliselt kõikides Eesti ehituspoodides ja siis klient ostab endale koti. Siis ta võib valida seda, et kas ta näiteks viib selle ise jäätmejaama ära, kui kaua ta üldse seda kasutab ja kui see kott on ükskord täis, siis ta võib ka tegelikult selle teenuse alles siis meie käest tellida. No kui me võtame kandise koti 1200 kilogrammi oli vist see kandevõime, nagu lipiku peal oli näha. No, päris telliskive vist servani täis toppida ei ole mõtet. Meie testid näitavad seda, et ta kannatab ära ka isegi liiva, et kõige saatuslikumaks saavad selle koti jaoks just teravad asjad. Et seda peab jälgima, et sinna ei pandaks aknaklaasi või glasuurplaate, mis on teravate nurkadega ja mis võivad koti lihtsalt puruks lõigata, aga kandevõime on tal iseenesest tugev. Niisiis kokkuvõtteks, kui remont planeerimisel, siis vaadake see asi üle, kuidas te oma ehitusprahist lahti saate.